Tere kõikidele lõvide tähtkujus sündinutele. Lõvid, vaatame täna, mida kaardid räägivad teile oktoobrikuu energiate kohta. Vaatame, mida kaardid ütlevad positiivsete energiate kohta, mis aitaks teil kuud paremini mööda saata, edukamalt, produktiivsemalt. Ja vaatame, mida kaardid räägivad vastupidi negatiivsete energiate kohta, mis siis just nimelt hakkavad teid takistama ja ei ole teile nagu head. Ja hakkame kohe vaatama. Paistab, et see kuu on mingisuguste kokkuvõtete tegemise kuu, mingisugused tulemused on teil siin tulekul, kus te ootate, mida te ootate, mingisuguseid tulemusi, siis siin nad teil tulevad ja mingid aktiivsed tegevused mingis teatud kindlas sfääris teil lõpevad. Ma katsun niimoodi teha, et teile jäävad kaardid ilusti näha. Natukene lükkan siia poole. Vist ikka ei paista hästi. Ma vabandan, aga ma üritan teile kaardid natuke lähemale tuua. Vot nii. Ikkagi võitude väga hea kuu on, aga midagi hakkab siis seda kuud ka võib-olla takistama. Sellel oktoobrikuul on mingisugused takistused siin olemas. Nagu ma ütlesin, on kokkuvõtete tegemise kuu. Selleks on siin teatud kaardid, mis näitavad kohe mul kuningad. See tähendab, et mingisuguse tegevuse, mingisuguse aktiivsuse, millest te praegu olete, millest te olete olnud ilmselt juba võib-olla isegi pikemalt või siis hakkate olema oktoobris, siis siin on mingi sellised nagu edukad positiivsed finaaltulemused, kokkuvõtete tegemise kuu ja seda siis positiivsel moel. Mingisugune väga tähtis küsimus ilmselt siin laheneb teie jaoks. Seda on siin ka näha ja laheneb õiglaselt ja laheneb positiivselt. Millega, kellega see küsimus teil seotud on, vot seda nüüd teate teist igaüks ise. See on igal ühel omal mingi läbijooksev teema. Võib olla kohtumine kellegi inimesega, keda pole ammu näinud. Seda võib siin juhtuda, kellel on sellised ootused. Aga võib ka keegi uus inimene teie ellu tekkida, ka see võib olla. Tähendab, kas uus inimene või olemasolev inimene nagu minevikust mingisuguste uute pakkumistega ja nii edasi. Et see võib kõik siit läbi jooksta. Mingi uus tegevusteema tekib teil ja selle kallal saate päris tugevalt mõtiskleda. Mõtlete, räägite, arutate seda küsimust, seda teemat. Läbijooksev teema on siin veel mingisugune kinnisus, saladused, varjatus, saladuslikkus, see on ka siin mingi läbiv teema. Et kas siis teie varjate midagi, teie eest varjatakse midagi või on see lihtsalt mingi selline saladuslik seisund, saladuslik olek või midagi sellist. Kohe ütlen teile ära, et see kuu ei ole teie jaoks intuitsiooni kuu. Intuitsioon kui selline, teie sisetunnetus ei ole nagu selline kõige tugevam see kuu. Nii, aga lähme nüüd siis ükshaaval, lähme lähemalt. Ma räägin teile kõigepealt teie negatiivsest energiast. Esiteks ei ole see kuu teile kahtluste ja kõhkluste kuu.
kohe kindlasti mitte. See on see, kui te tunnete selliseid emotsioone, selliseid tunnetusi, teil on sellised mõtted, et äkki ma kaotan selles asjas. Äkki on siin mingisugune lõks. Äkki on siin mingisugused veealused kivid. Äkki ei ole kõik päris õige ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Äkki mul ei tule välja, ei õnnestu. Te ei tohiks nagu selliste mõtete järele minna, ei tohiks nendele mõtetele pöörata tähelepanu. Kõik, kus on ees sõnad, aga äkki see kõik on teil tühja. See pole nii, see ei ole nii. Näiteks kui te tahate millegagi alustada või vastupidi, alustada millegi lõpetamisega või uuendamisega või ja vot siis on küsimused, et kas tasub edasi tegutseda, kas tasub sellesse minna, kas tasub osta, kas tasub sõita, ükskõik mis. Ja vot siis järsku tuleb see, aga äkki see pole nii ilus, äkki see pole nii hea, äkki pole see nii tulus. Äkki ei jätku ressurssi, äkki ei jätku jõudu. Et tekivad võib-olla mingisugused hirmud ja kahtlused sellega seoses. Et sulgege nende kahtluste ja kõhkluste peale lihtsalt oma silmad. Et jah, olla nagu selline inimene, et oi, ma ei tea, ma kahtlen. Selline nagu, vot see on nagu merelaine, ei tea kuhu poole. On mingisugune selgusetus, on kartlikkus otsustada ja teha valikut. Vot see kuu ei tohiks seda olla, ei sobi see teile. Lasete niimoodi midagi mööda, lasete niimoodi midagi käest. Seda on siin väga tugevalt näha. Mis veel? Ma räägin teile vahepeal vastupidi hoopis positiivsest energiast. Ja siis veame need asjad kuidagi omavahel kokku. Positiivne energia ütleb teile niimoodi, et olge avatud. Olge emotsionaalne. Ma näen siin, et siin on teil mingisuguseid, teil on mida tähistada. Teil on mingisugused kokkulepped, teil on mingisugused lepingud, kas teie ja 2 inimese vahel või teie ja 3 inimese vahel. Siin on mingisugused sellised kokkuleppele tulekud. Ja kuidagi see käib läbi teiepoolse, kas nüüd õigeks mõistmise või ühesõnaga mingisugune õigluse teema on väga tugevalt sees. Ja õiglus kui selline on, mida teie nagu ilmselt võib-olla nõuate või tahate, see on nagu teile positiivse tulemusega. Positiivne energia ütlebki siis, et olge nagu avatud ja olge emotsionaalne. Et selline nagu väga hea ja kõike nagu käima panev mehhanism teie jaoks on oktoobrikuus teie endi kõigi oma tunnete ja emotsioonide läbielamine, kõigi, mis teil on. Tegelikult on ju niimoodi, et inimesed ju nagu hoolitsevad enda eest väga erinevalt. Me võime nagu, me toidame ennast, eks ole, me lubame endal puhata, me ostame endale mingisuguseid asju ja nii edasi. Aga mitte iga inimene ei luba, ei võimalda endal läbi elada neid tundeid ja emotsioone, mis istuvad tema sees. Ja mitte harva need tunded ja emotsioonid topitakse lihtsalt kuhugi sügavale ära. Justkui suletakse, mis aga viib lõpuks ju mitte heade tagajärgedeni. Vot oktoobris on selline energia. Vot oktoobris ütlevad kaardid teile, elage kõik oma emotsioonid täiel määral läbi.
mitte mingisuguseid tundeid, mitte mingisuguseid emotsioone ei tohiks alla suruda, maha suruda. Peita, panna silmad kinni ja öelda, et mul ei ole neid tundeid ja emotsioone või hoida neid endale. Et ei, siin tuleks kõik välja elada. Olge tundlik, olge emotsionaalne, näidake oma soove. Teil on kuu jooksul väga positiivne energia, väga palju positiivi ja väga palju üldse sellist energiat. Et seda on teil hästi palju. Ja siin ongi nüüd, tekibki selline nagu vastastikku on nagu negatiivse ja positiivse energia puhul, et positiivne energia on, kui te olete siis tõesti avatud, näitate, räägite, ütlete, elate välja kõik, mis teil emotsionaalselt nagu väljaelamist nagu vajab. Emotsioonid on igasugused, valdavalt on siin positiivsed emotsioonid, aga on ka muid emotsioone, mis meil on, ka need tuleb välja elada. Negatiivse energia puhul on see, kui te ennast sulgete, ei näita kellegile mitte midagi, mida te tunnete, mida te mõtlete, mida te arvate, mis teie sees toimub. See oleks väga negatiivne, siin on täiesti nagu, kaardid näitavad väga nagu täpselt ja soovituskaart ütleb ka, ei mitte mingisugust saladuslikkust, ei mitte mingisugust varjatust, ei mitte mingisuguseid veealuseid kive, ei mitte mingisuguseid selliseid intriige või ükskõik mida iganes. Kui te nüüd arvate, et kuskil on mingisugused veealused kivid, et kuskil on midagi nagu salastatud, midagi varjatud, mida te ei tea lõpuni välja, siis seda ei ole. Seda ei ole. Et siin ei ole midagi, et varjatus, salastatus, kinnisus, informatsiooni teabe endale hoidmine, emotsioonide mitte väljaelamine on väga negatiivne positsioon, väga negatiivne. Ja vastupidiselt sellele, kui te kõik oma emotsioonid, oma tunded välja elate, siis te võidate väga tugevalt mingisuguse vaenulikkuse. Igaüks te teate ise, kus see teil on, mis see teil on ja nii edasi. Et selline huvitav energia. Aga ja vot selline, et eralduda täiesti ja sulguda, et see on ka nagu negatiivne. Alati on vaja eraldada endale aega, et olla rahus, et olla vaikuses, rahunemises, ilma inimesteta. See on väga hea, see on väga tähtis, aga teeme seda kas siis mõneks ajaks, päeva jooksul tunnikeseks või nii või kas või 10 minutiks, aga me ei sulge ja ei blokeeri ennast täielikult, et see oleks väga negatiivne. Et peate eraldama lihtsalt aega endale, olema lihtsalt nagu vaikuses, lihtsalt rahus, selline kas või 1 tund päevas. Rahunemine ilma teiste inimesteta, see on väga oluline. Rahunete, mõtlete, mõtisklete. Ja see vaikus on teile vajalik, aga muidu olge avatud, muidu olge vastutulelik sellele, mis toimub, sellele, mis tuleb, oma emotsioonidele ja nii edasi. Et jah, aga sulguda täiesti, blokeerida ennast täiesti, koostöödest loobuda, see on negatiivne. Lihtsalt paus mõneks ajaks, toidate ennast sellega, võtke see hetk lihtsalt iseendaga, saate sellest meeletu energia, saate meeletu ressursi, kuulake iseennast. Et see aitab teid väga. Siin ongi selline nagu mingisugune, kas on nagu olnud lähiminevikus midagi nagu liiga palju, midagi nagu väga palju. On olnud nagu mingisugust tähelepanu on olnud väga palju.
kas on tähesära, väga palju tähelepanu, väga palju kuulsust või väga palju avatust või väga palju võõraid pilke või midagi sellist on olnud. Mingisugune tähesära, mingisugune see on tähelepanu on teid saatnud lähiminevikus väga tugevalt. Ja kuidagi nagu, kas see tähelepanu on olnud negatiivne või see tähelepanu on olnud positiivne, see on nüüd igal ühel oma. Aga nüüd sulguda selle pärast, blokeerida ennast, siin ei ole hea mõte. Et pigem siis kõik ikkagi nagu välja elada. Ja nüüd olete nagu, kuidagi seda kõike on nagu liiga palju olnud, mingisugust kuulsust, tähelepanu, midagi on olnud nagu liiga palju. Ja te olete nagu kuidagi nagu sulgunud või tahate sulguda. Siin on mõttes on mingisugused mõtted on sellised, kus nagu kas tahaks nagu midagi minevikust tagasi või vaatate kuidagi minevikku tagasi mingitele sündmustele või kellegile inimesele või on teil peas mingid väga konfliktsed mõtted. Kui teil on peas väga konfliktsed mõtted, et tahate midagi nagu saavutada kuidagi selliselt nagu hästi kinniselt olles, siis see oleks nagu negatiivne. Aga kui te tahate seda teha kõike nagu välja elades, kõike nagu, kuidas ma ütlen, väljendades teistele inimestele, aga mitte kinniselt enda sees hoides, et mingi konflikt teil on mõtetes peas väga tugev. See saab teil lahendatud. Veel kord ütlen niimoodi, et võib-olla siin kas siis konflikt mõtetes, et Jumala eest ma saavutan mingisuguse oma õigluse, oma mingisuguse õiguse, kas või üle nagu, kuidas nüüd öelda, üle peade. Et nui neljaks, et ma saavutan selle. Osadel võib see olla nii, see ei ole kõigil. Osadel on vastupidi hoopis selline, kus te vaatate kuidagi nagu minevikku hästi tagasi. Et mingisugused mineviku väga sellised säravad sündmused on olnud, et nendele vaatate tagasi. Midagi siin on nüüd, siin on mitmeti, siin ei ole kõigil ühtemoodi kindlasti, siin on mitu varianti. Aga mingisugune konfliktsus on seoses sellega, et te ikkagi nagu tahate midagi saavutada, mingisuguse tulemuse võidu tahate saada ja te olete minema valmis kõigeks selle peale välja. Kõigeks. Aga seda saab teha ainult siis, kui te elate emotsionaalselt ennast välja, mitte aga kuidagi nagu, siin on nagu teravalt või kuidagi niimoodi. Tasub lihtsalt rahuneda, tasub lihtsalt mõelda, tasub lihtsalt võtta aeg endale momendiks ja siis nagu oma emotsioonid ja oma tunded ja oma ütlemised ja need on positiivsed, need ei ole sellised väga mingid sõjakad emotsioonide väljanäitamised, pigem nagu selgitamised, lahti seletamised ja nii edasi. Et teil on tegelikult, on teil inimestega koostöö iseenesest, ma näen, et on siin väga hea, sest siin on mingisugune, te nõuate mingisugust õiglust. Te nõuate mingisugust korda, te tahate kuidagi, et midagi oleks niimoodi, nagu on õige ja õiglane. Ja siis võitlus ja selle nagu saavutamine ükskõik mis hinna eest. Vot selline on. Fakt on see, et teil on õigus, teie poolt seisab õiglus,
ja kõik on nagu tegelikult nagu kaldu teie poole peale. Et siin on seda. Tuleb teile kuu keskel mingisugune sõnum, teade, pakkumine, midagi võib tulla väga vabalt, see võib tulla minevikust, seoses ka mingisuguse aukuulsuse, tähesära tähelepanu, ma ei tea, millega iganes võib tulla teile. Kui teil see nii ei ole, siis teil on lihtsalt mingid uued algused, mis teile meeldivad, mis teilt emotsionaalselt erutavad, mis on teile nagu väga nagu sellist positiivset tunnetust toovad, mingid uued algused. Ja nendel saab olema selline väga positiivne kulg, isegi võib-olla kuni finaali tulemuseni välja siinsamas oktoobrikuus. Aga üldiselt mingi teade, sõnum, pakkumine, kuidagi nagu inimestega koostöös on siin väga hea, väga mõnus. Keegi teid ei takista, keegi teid ei pidurda. Et siin on nagu selline, kellel on mingisugused juriidilised teemad või õiguslikud teemad. Et siin on ka positiivsed uudised, positiivsed teated, sellised kokkuleppele tulekud on olemas. Teie jaoks nagu kindlasti saab see olema mingisuguse vaenulikkuse võidukuu. Et midagi vaenulikku, millest te tahate õiglust, kus te olete nõus minema palju peale välja, et selle vaenulikkuse mingisuguse te võidate. Üldse, kus teil on mingisugune vaenulik moment, vaenulik hetk, et selle te võidate. See kaart ütleb siin ka seda sama. See on mingisugused tegevused, mis teil on, mingisugused aktiivsused, saavad punkti see kuu. Lihtsalt saavad punkti, jõuavad finaali, saavad tehtud, lõpevad. Sellest te enam ei osale. Kuidas nad lõpevad? Täieliku teie jaoks selline suletus, kinnisus. See, et ma ei võta mingisugust vastutust, see, et ma kardan astuda mingisuguseid samme, ei anna voli oma tunnetele, ei anna voli oma tegevustele, ei anna voli oma mõtetele, nagu emotsionaalses lihtsalt nagu siin on totaalne sulgumine, et see on hästi-hästi negatiivne veel kordus. Aga ma lähen korraks selle juurde veel tagasi, millega siis teil lõpeb. Kuu lõpp on teil kindlasti, on siin mingi vaenulikkuse üle võit ja mingisugune teema saab täieliku lõpu. Sellest enam ei osale, lihtsalt ei osale enam. Selles aktiivsus lõpeb ja mingisuguseid järeltoiminguid seal enam pole. Lõpeb see positiivselt, lõpeb see väga hästi, lõpeb see teile meeldivalt ja ongi täiesti lõpp, seda ma ütlesingi. Et see ei ole mingi katastroof lõpp, ei, see on lõpp. Mõlemad kuningad näitavad lõppu. Sealt edasi enam kuskil ei ole. Näiteks, võtan kõige lihtsama näite, kui te tegite remonti, siis sellega lõpeb teie remont. Te ei pöördu enam selle remondi juurde tagasi, totaalne lõpp selle remondiga ja ta toob teile hästi palju positiivseid emotsioone. Et siin nagu kaardid väga täpselt räägivad, te vabanete, lähete ära millestki. Et jah, siin ka äraminek. Et kui teil endal on plaanis millestki vabaneda, ära minna, siis see tulebki, aga see tuleb läbi mingisuguste tegevuste finaali jõudmise. Et väga huvitav kuu. Ma tänan, et te kuulasite, ma loodan, et sellest kõigest oli teile abi, et palun siis mitte mingil juhul sulguda, mitte mingil juhul blokeerida ennast kuidagi, ja olla lihtsalt avatud, emotsionaalselt avatud, igas oma väljendis. Soovin teile ilusat oktoobrikuud ja kuni järgmiste kohtumisteni.